14 erinevat medalit ja Jevgeni Plušenko, mida pakub ta meile siis vabakavas? Lühikava oli fantastiline, nii hea kui veel olla saab, sai parimad hinded. Jevgeni on hästi kontsentreerunud ja Euroopa meistrivõistlustel loodab teenida oma 6. kuldse medali. Ja tema kavas on ka esimene hüppe on kohe 4. 300 kaskaadis. Soojendusel ta seda teha ei õnnestunud. Korra jäi 1 ette, korra jäi 2 ette ja 3 katset jäid 3-seks. Vaatame. Näost on ta ka päris valge praegu, nagu siit sõitis mööda. Eks ta otsustab, kas riskib või teeb lihtsama kava. Ta võib ka mitte hüpata juba seda. Olümpiavõitja Jevgeni Plušenko 4-aastase vahejärel medalivõitluses ja tema vabakava. Edwin Morton, tema hea sõber, on armastuse tango teinud. Ta läheb tegema. Neljane, 3. Jevgeni Plušenko. Väga tugev võitleja vaim, midagi ei ole öelda. Suurepärane aksel. Tuleb veel teine 3. aksel kaskaadis, siis võib öelda, et töö tehtud. Kuningas on kuningas. Selline eksimus sisse, kutsu tahtis hüpata, jah. See suudus saadeti kohtunikele. Kohtunike see ei mõjuta. Küll ikka pikk puhkus on vahepeal.
Jevgeni Plušenko, sellist kava ei õnnestu täna õhtul mitte kellelgi üle lüüa. Vot ei tea. ei usu. Vot ei tea. 4. kolmesega kaskaadis, ainult see üks luts läks 2-seks, aga hüpe oli ju tehtud ja sealt tuleb punktid ja milline hea esitus. Vot tema kava oli... Arvastuse tango õnnestus tuua publikule. Aga publikule. tema kava oli natuke teistmoodi üles ehitatud kui teiste kava. Tema tegi oma hüpped, tema tegi 5 hüppet esimeses pooles, kus koefitsient on 1,0. Teised kõik tegid oma kavas esimesed 3 hüppet ainult esimeses pooles. Siis läksid sammud ja siis tulid kõik hüpped tulid tegelikult koefitsiendiga 1,1. Tema tegi kava esimeses pooles need asjad. Juba selles suhtes mina veel kuldmedalit talle kaela ei riputaks. Usud Lambielile, jah? Ja täpselt, ega teist võimalust ei ole. Kui Lambiel oma 2-4 ära teeb. Ootame punktid ära, aga võimas. Ja liiga palju... Maksis tagasi oodata Jevgeni Plušenkot sporti, kui suureks ta suudab sellel jääl ennast uisutada, kui mõni mees siin nii-öelda kaob ära platsi peal. Ja see teises osas see puhkus oli natukene liiga pikk, ma mäletan, kui Jabudi teda alati kritiseeris, et pool kava ta seisab ja siis sõidab, kui nad veel oma vahel konkureerisid. Vaatame neid tippmomente, siit tuleb see väga hea kaskaad, mida veel keegi teine pole täna teinud ja ei ole kavas ka. Kavas on. Pellil on kavas 2-4. Ja, aga kaskaadina. Kaskaadi, esimene on kaskaadis. Tähendab, 4 ei saagi hüppata, kui sa hüppad 2 ühesugust 4, siis teine peab olema kaskaadis. No näis, mida Lambiel pakub. Loomulikult ei saa kellegi lootusi maha veel tõmmata, aga siin oli vigu, siiski oli vigu, nii et... on teinud ikkagi väga hea soorituse, arvestades seda, et sellist tiitlivõistluse kogemusi on tal palju, aga Peeter, kui palju aastaid on vahel ja kõik see närvipinge, nägime, mida tähendas Plušenko tagasitulek Brian Joubert'ile. Enne valitses tema need aastad seda jäävälja, sõitis eelmisel hooajal ja rasketest seisudest on välja tulnud. Siis nüüd ainuüksi Plušenkole otsa vaatamine soojandusel võttis teisel mehel justkui sõiduoskus ära. Palju see Lambieli ja Plušenko vahe oli? Lambieli ja Plušenko vahe. Ootame kõigepealt Plušenko punktid ära, aga vahe on 77 punkti ja 91 punkti Plušenkol. Väga palju. 14 punkti. Seda on natuke palju, jah. 164,09 punkti. See on kindlasti Euroopa meistri tulemus. Aga vaatame need 2 järgmist meest ka ära. 255,39 punkti saab Jevgeni Plušenko 2 kavaga kokku. See ei ole tema tippmark. Olümpiamängudel Torinos oli tal 258 punkti, aga näpud on püsti Jevgeni Plušenkol, Aleksei Mišinil ja tema koreograafi David Avdishil. Ja